Tervist! Fookuses saade taas teie ees, head vaatajad. Ja täna räägime sellest teemast, et politsei hinnangul panid Jaak Valge ja Andres Aule toime väärteo, kui nad kinnitasid Eesti NSV lipu kirjanike maja seinale, protesteerimaks seal Juhan Smuuli bareljeefi mälestamise vastu ja tema pärandi mälestamise vastu. Ja said siis ka trahvi. Härrad Aule ja Valge selle trahvi kohtus vaidlustavad, aga kaasus iseenesest on äärmiselt kõnekas ja tänases saates seda teemat käsitleme. Sellepärast, et politseil tundub, et puuduvad igasugused seaduslikud õigused ja argumendid üleüldse sellist trahvi teha ja asjaosalisi siis väärteo raames süüdi mõista. Jah, tegemist on piinlikult meelevaldse ja samal ajal ka äärmiselt rumala otsusega, mis sisuliselt häbistab politseid ja näitab, et seal töötavad esiteks raskelt ebakompetentsed isikud või väga ebaausad isikud, kes ei pea kinni õigusriigi elementaarsetest põhimõtetest ja lihtsalt kuritarvitavad riigivõimu. See on täiesti ilmselge selle kaasuse asjaolude pinnalt ja nagu ma eile ise ka kirjutasin, ma olen 100% kindel, et kui kohus tegutseb vähegi ausameelselt, siis politsei ja piirivalveameti otsus kohtus saab tühistatud. Aga sa ütlesid, et see on kõnekas, ta on tõesti kõnekas selles mõttes, et kui me ütleme, et mingi asi on kõnekas, siis me peame silmas seda, et see annab tunnistust mingisugusest laiemast probleemist, laiemast teemade ringist. Ja mida me antud juhul näeme, ongi see, kui ohtlik on see, kui on igasugused käsud ja keelud sõnastatud nii laiali valguvalt, et neid saab jõustada väga meelevaldselt. Antud juhul me näeme, kuidas on võetud siis politsei poolt see paragrahvist 262 karistusseadustikust ja 55 korrakaitseseadusest ja on siis kuidagi konstrueeritud selline järeldus, et tegemist on avaliku korra rikkumisega. Olgugi, et mitte millegi pinnalt, mitte kusagilt ei ole võimalik sellist järeldust tuletada. Mitte midagi ei ole tehtud, mis oleks ebaseaduslikuna määratletud Eesti Vabariigis ja ei ole tehtud ka mitte midagi sellist, mis vastaks korrakaitseseaduses kirjeldatud koosseisule. Nii et puhas meelevaldsus ja jätab sellise mulje, et on antud inimestele ülesanne kätte, et hea küll, tehke neile see süüdimõistev otsus ära, ükskõik kuidas mõelge välja mingi põhjendus. Ja, siin on viidatud siis korrakaitseseaduse paragrahvile 55, mis sätestab avalikus kohas käitumise üldnõuded ja on viidatud sellele esimesele lõigule seal. Avalikus kohas on keelatud käituda teist isikut häirival või ohtu seadval viisil. Ja siin on siis loetletud selles seaduses, et mida see häiriv ja ohtu seadev viis üldse endas sisaldab. Kuidas peab käituma, et oleks häiriv ja teisi isikut ohtu seadev käitumine. Teist isikut ei tohi lüüa, tõugata, kakelda, loopida asju teise isiku looma või asja pihta, neid ohtu seades või käituda muul viisil vägivaldselt. Teist isikut sõnaga, žestiga või muul moel solvata, hirmutada või ähvardada. Viibida alasti, kui see oluliselt häirib teisel isikul koha sihipärast kasutamist. Nii. Kohaliku omavalitsuse üksusel või on õigus määrata oma territooriumil kindlaks kohad, kus alasti viib ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Räägitakse mingisugusest alastusest. Pakkuda isikut häirival viisil talle kaupa või teenust või häirival viisil kerjata või müüa kaupa või osutada teenust viisil, mis ülemäära häirib tegevuskoha läheduses viibivaid inimesi. Nüüd võib küsida, mida Valge ja Aule tegid, mis üleüldse kvalifitseeruks avaliku korra rikkumisena sellisel viisil, et teist inimest on häiritud. Mitte ühtegi nendest siin korrakaitseseaduses loetletud parameetritest ei ole kohaldatavad Aule ja Valge tegevusele. Ja tõepoolest tekib nagu mulje, et politsei käitub nagu lihtsalt täiesti meelevaldselt ja ei saa muidugi mainimata jätta, et loomulikult see sama meelevaldsus, millega nüüd politsei on tegelenud, on ju selle sama menetleja Krister Proosi puhul sinu vastu ka ju leidnud kinnitust, et kui Sander Punamäe tegi siis
politseile avaldusele, ei teinud. Selle kohta politsei valetas mulle, nagu oleks Punamäe teinud avaldusi. Hiljem selgus, et tegelikult ei teinud, et algatasid omal algatusel ja Punamäe kuulati üle tunnistajana. Et ei algatanud tema seda otseselt mulle otseselt valetati näkku. Otseselt valetati näkku. Ma küsisin konkreetselt, kui ma käisin ise ütlusi andmas, et kes ja kuidas selle algatus, miks ta algatas, et meie ei algatanud, et meile laekuski kaebus Punamäelt. Selgus, et see ei vastanud tõele, politsei valetas mulle, aga see selleks. No see selleks, et aga igal juhul see sama menetleja Kristel Proos menetleb siis nüüd Valget ja Aulet samamoodi, sama meelevaldselt, sama asjatundmatult, sama rumalalt võiks vist ütelda. Nojah, ega tegelikult on see üsna kahetsusväärne, kuidas nüüd viisakalt ütelda, kui piiratud intellektuaalse võimekusega inimesed politseis töötavad ja tuginedes nendele kokkupuudetele, mis minul on nendega olnud. Tõesti hirm tuleb peale. Kui sa nii lihtsatest asjadest aru ei saa. Kui sa seda Punamäe asja mainisid, tegelikult selles mõttes on see probleem sarnane tõesti, et reaalselt ei ole fakte, mis osutaksid väärteo toimepanemisele. Eks mida minule ette heideti, ma ei mäleta, kuidas see paragrahv täpselt on korrakaitseseaduses, et ühesõnaga avaliku koosoleku läbiviimise eest vastutav isik peab tagama seal viibijate turvalisuse. Nii. Ja mulle öeldi, et mina jätsin tagamata selle kohustuse, kuna ma olin selle avaliku koosoleku eest vastutav isik. Ja siis ühesõnaga minu tegevuse tõttu või siis lihtsalt selles kujunenud olukorra tõttu tekkis oht Sander Punamäe suhtes. Ma ei taganud oma kohustust hoolitseda oma turvalisust, täitnud oma kohustust tagada oma turvalisust. Nüüd kohtus samamoodi, kui ma vaidlustasin selle trahvi, ütlesin, et mitte üht ainsat fakti ei ole. Ei ole mitte kõige väiksematki ühtegi fakti ei ole, millest nähtuks, et oleks mingisugune reaalne oht tekkinud. Aga politsei jääb endale kindlaks ja ütleb, et ei, meie hinnangul ikkagi oli oht. Ma ütlesin, nimetage, tooge üks fakt. Me kutsusime politseinikud tunnistajatena, kes oli koha peal. Kas keegi ähvardas teda? Kas keegi pani talle käe külge? Kas keegi ähvarda või ütleme, tekkis oht, et talle minnakse kallale, et keegi käitus ümbruses juba agressiivselt? Ei, midagi sellist ei ole. Ma küsin, kus see oht siis on? Millega on põhistatud see teie väide, et tekkis oht? Ei, meie hinnangul oli oht. Ja siin on selles mõttes sarnane olukord selle Jaak Valge asjaga. Küsid, et vabandust, aga milles seisneb avaliku korra rikkumine? Meie hinnangul see häiris inimesi. Keda? Kuidas häiris? Mismoodi? Pandi hirmus vali muusika või joosti palja tagumikuga ringi ja šokeeriti inimesi midagi. Milles seisnes see reaalne selline tõsine nagu häirimine, mille puhul me võiks öelda, et siin on ületatud selline ühiskonna taluvuse piir, eks? Mitte ühtegi fakti ei ole. Lihtsalt mingi süütu lipukene lehvib seal bareljeefi kõrval mingi, ma ei tea, 15-20 minutit vara hommikul. Ja pole midagi. Ja ma mõtlen, naljakas on nüüd siis see, kuidas politsei ise seda õigustab, eks. Et ma olen seda uudisest, et Ida-Harju politseiosakonna menetluse juht Inna Taater tõi oma kommentaaris välja asjaolu, et Valge on sotsiaalmeedias ülekuulamises öelnud, et heiskas lipuprotestina Smuuli bareljeefi vastu. Nüüd on see hästi oluline tsitaat. Kunstiline eneseväljendus ega ka avalikus ruumis protestimine pole keelatud, kuid tegevused peavad olema seadusega kooskõlas, sobituma linnaruumi ning ei tohi kedagi häirida. Heisatud lipp aga ei sobitu linnaruumi konteksti ja häiris pealtnägijaid, mis tõttu kvalifitseeris politsei väärteo paragrahvi ümber avaliku korra rikkumiseks. Et no kas sa kujutad ette, et sul on meeleavaldus, sa kujutad ennast meeleavaldust, siis kunstilist performance'it meeleavaldust selle vastu, et meie pealinna peatänaval jätkuvalt ripub tõendatult küüditamises osalenud ja Stalinit ülistanud isiku selline mälestusmärk. Meeleavaldus. Me protestime selle vastu, nad olid ka eelnevalt ju kirjutanud semmal, kõik teadsid, mis on selle asja kontekst. Ja nüüd tuleb politsei ja ütleb, kui meelt avaldatakse viisil, mis meie arvates ei sobitu linnaruumi või võib ka kedagi häirida, siis me teeme teile trahvi. No see on ju puhas totalitaristlik muster. No täiesti. Kujutad see ette? Täiesti. Me oleme kogu aeg avaldanud meelt sellisel viisil, mille kohta võib öelda, et see nüüd küll ei sobitu linnaruumi või see ju häirib teisi inimesi. Kuule, see ongi meeleavalduse mõte.
eks ole, juhtida tähelepanu mingisuguse probleemi tavapärasest erineval, teravamal viisil, eks kas valju hääldeid kasutada. Muidugi igasugune meeleavaldus häirib kedagi. Kui me meeleavaldus oleme teinud Toompeal näiteks, autod ei pääse hästi läbi, nii palju inimesi on kõik, nii edasi, häirib inimesi. Häirib ja häirib valitsuse liikmeid, kelle Stenbocki maja ees me oleme iga neljapäev käinud meeleavaldust tegema, peabki häirima. See ongi asja mõte. Ongi asja mõte, peabki häirima, sest nemad võtsid meilt ära kodanikuõigused, meie tahame, et nende töö oleks häiritud. Nii, me nõuame neid tagasi. Lõpetame häirimise siis, kui meil on kodanikuvabadused tagasi antud. Nii, ja jätka palun. Ja no võtame mingid plakatid näiteks, eks ole, seal on mingi Kaja Kallas trellide taga. Ei no see nüüd küll ei sobitu linnaruumi, trahv. No mis te teete nalja või? Kas te teete nalja, ma tahaks küsida politsei käest. Kas teil üldse midagi siin kahe kõrva vahel liigub? Kas te saate aru, mida tähendab vaba ühiskond? Kas te teate, mida tähendab sõnavabadus? Kas te teate, mida tähendab põhiseadusega tagatud õigus meelt avaldada? Kas te teate, mida tähendab meelsusvabadus, veendumuste vabadus? Mida te teete? Need inimesed tuleks päeva pealt vallandada lihtsalt, kes selle asjaga seotud on. Seepärast, et neil puudub elementaarne arusaam vaba ja õiglase ühiskonna alustest, õigusriigi põhimõtte tähendusest ja muust sellisest. Absoluutselt ja võib ju panna analoogse olukorra kehtima, et näiteks miks politsei ei trahvi, võiks küsida, homoparaadil lehvitatavaid vikerkaarelippe. Näiteks mind inimesena häirib nii vikerkaarelipp kui ka eelkõige selle taga olev jälkideoloogia. Nii, mind häirib see kodanikuna ja mitte ainult mind. Sind häirib see ja väga-väga paljusid kodanikke Eesti Vabariigis häirib see, kui näiteks seksuaalperverssusi tullakse tänavale nii-öelda normaalsena, heana, hüvelisena meile ja meie lastele reklaamima. Tammustada perekonna abielu ideaali, eks ole. Täpselt. Mind häirib see asi. Nii, mind häirib see, et meie vabariigi ministeeriumite, kaasa arvatud välisministeeriumi fassaadil on seesama homolipp, tähistamaks seda sama ideoloogiat. Nii. Kusjuures mitte kujundlikult ei häiri, vaid reaalselt väga häiribki, ajab närvi, vihale tekitab pettumust, eks ole, et meie riik on allutatud sellisele ideoloogilisele programmile päriselt. Nii, ja mida politsei teeb nüüd siis? Kas politseile võiks teha avalduse sellel teemal, et kuulge, vabandage, mind häirib see on avaliku korra rikkumine. Tegelikult ma ütleks, et homolipp ei sobi Tallinna kesklinna kohe kindlasti mitte. Tallinn on ehitatud üles kristlikule tsivilisatsioonile, see ei sobitu linnaruumi kohe kindlasti mitte. Eesti NSV lipp sobitub sinna Smuuli bareljeefi juurde kõvasti paremini kui homolipp Harju tänavale. Nii. No homolipu võib Gay-klubi fassaadil. Ja Gay-klubi fassaadil, eks ju. Nii, et kui me nüüd nagu võtame selle analoogse olukorra, nii, siis peaks ju politsei põhimõtteliselt trahvima ka LGBT ühingut ja seda Baltic Pride'i korraldaja meeskonda, et huvitav küll, et miks niimoodi tehti. Loomulikult ei trahvita, me kõik teame, milleks ei trahvita, sellepärast, et tegu on revolutsioonilise heakskiidu saanud ideoloogiaga, mida meile peale surutakse. Selle suhtes politsei sarnast nagu mustrit üles ei näita, aga siis, kui tulevad inimesed, kes põhimõtteliselt protesteerivad, olles ka erakonnast, mis on opositsioonis ja politsei poolt pikalt niimoodi väga erapoolikult koheldud, kui me meenutame siin Indrek Tarandi kaasust ja teisi, kes tuli osalema EKRE meeleavaldusele ja ei saanud seda absoluutselt mitte mingisugust nii-öelda karistust politsei poolt. Ja need mehed tulevad ja panevad küüditajale protestimärgiks jälgi Eesti NSV lipu sinna juurde, siis hakkab politsei seda menetlema sellisel viisil. No see on nagu niivõrd naeruväärne erapoolikus. See on niivõrd nagu hullumeelne käitumine politsei poolt, et tõesti, mul tekib see sama mõte, et huvitav, et kas nendel naistel, ilmselt siin oli nagu 2 naist, kes jälle nagu teevad seda asja, menetleja oli ka Kristel Proos, et kas teil liigub seal ajusagarate vahel midagi või tõesti mitte. See küsimus on väga adekvaatne ausalt öeldes, sest kui te niimoodi käitute ja pastakast rebite välja ja imete välja mingisuguseid süüdistusi inimeste vastu, siis te esiteks loomulikult tõestate ennast selliste rumalatena, aga teiseks te tõestate ennast lihtsalt riikliku repressiivaparatuurina.
nende inimeste vastu, kes ei ole teile või kellegile teie ülemusele meelejärgne, te lihtsalt imete välja pastakast paragrahvid, nii nagu seesama Stalini aeg tegi kõikide oponentidega. Küll paragrahv leidus ja paragrahvi toel pandi inimene 25+5 nautima Gulagisse. Et te käitute täpi pealt samamoodi nagu need inimesed, kelle vastu, kelle vaimsuse ja pärandi vastu Aule ja Valge selle Nõukogude Eesti jälgi punalippu sinna üldse panid. Ja olukord on mul ei ole nagu sõnum. Paari asja kommenteerin, mis sa ütlesid, et esimene asi, kordan, et minu kokkupuuted mitmete politsei- ja piirivalveameti ametnikega lubavad ka järeldada, et tegemist on intellektuaalselt väga piiratud võimetega inimestega. See on üks võimalik selgitus sellisele käitumisele. Teine võimalik selgitus on see, mida ma juba ka nimetasin, et tegelikult puudub elementaarne arusaam sellest, mida tähendab õigusriigi põhimõte, mida tähendab põhiseaduslikud õigused, mida tähendab sõnavabadus, kõik need asjad, õigus meelt avaldada. Nad lihtsalt ei tea, haridus on nii puudulik, et ei ole ainult mõtlemisvõime puudus, vaid ka tegelikult hariduse puudujäägid. No kindlasti ma arvan, et Sisekaitseakadeemias seal eriti neid asju ei õpetata, see on pigem selline rakenduslik lähenemine, eks. Aga kolmas asi, mis võib ka olla, on see, et ja need peavad olla ka kõik kombinatsioonis, et ülevalt poolt antakse lihtsalt mingisugusele politseiametnikule ülesanne mõista süüdi. Ja tema vaene inimene selles mõttes niimoodi nähtuna täidab käsku lihtsalt. Eks ma pean välja mõtlema mingi ükskõik kui lolli mingisuguse põhjenduse, ei leidu paragrahvi sobiliku, millega ära teha. Kuskilt peab midagi võtma, kuidagi tuleb teha, et ülemus käskis teha, eks ole. Et see võib ka täitsa reaalselt olla, muusis. Mis ei pisenda seda probleemi kuidagi, vaid suurendab. Ja see suurendab seda probleemi. Sellepärast, et esiteks alamaastme ametnik ei tohi ebaseaduslikke korraldusi täita ja teiseks see, et üleüldse niimoodi asjad käivad, et ülevalt poolt antakse korraldus sõltumata asjaoludes kedagi süüdi mõista millegi eest, on ka täiesti diktatuurilisele riigikorraldusele omane muster. Aga nüüd üks asi hüpates tagasi selle sinu jutu juurde Vikerkaare lipust. Läheneme korraks selle asjale nagu analüütiliselt, et kas Vikerkaare lipp kui selline sümbolina on Eesti Vabariigis keelatud? On seda avalikult kasutada keelatud? Ei ole? Ei ole. Kas ENSV lippu avalik kasutamine on Eesti Vabariigis keelatud? Ei ole? Ei ole. On kirjutatud tõsi karistusseadustikku, vaatame, on see kuskil siin lahti ka, paragrahv 151 mis ütleb agressiooniakti, genotsiidi, inimsuse vastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümboli avaliku eksponeerimise eest neid tegusid toetaval või õigustaval viisil karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. Esiteks on võieldav, kas ENSV lipp on üleüldse agressiooniakti, genotsiidi, inimsuse vastast kuritegu või sõjakuritegu toimepanemisega seotud sümbol. Eks? See on juba võieldav. Nüüd, mis on päris kindel, on see, et antud juhul ei ole kasutatud neid tegusid õigustaval viisil. Eks? Ja nüüd ongi huvitav muuseas kolmas moment see, et ütlesid, et nagu Stalini ajal, et andke mulle inimene, kui ma paragrahvi leian. Eks? Et menetlust algatas ju pead sellele samale paragrahvile tuginedes, mida ma just tsiteerisin, karistusseadustiku paragrahv 151 ja me siis juba kommenteerisime, on ikka puupead küll. Et kas te natukene ka mõtlete, mida te teete? Andres Aule ja Jaak Valge, see on suure osa oma elust pühendanud kommunismi kuritegude uurimisele, hukkamõistmisele, üldse kommunismi kollaborantluse, kõige selle esile toomisele ja kritiseerimisega, tema teos Punased ja kõik need. Me mäletame, me rääkisime siis, kas te teete nalja või? Jaak Valge sellise paragrahvi õigustab nüüd agressiooniakti, genotsiidi, inimesevastase kuritegusid või sõjakuritegusid. Ja muidugi, sealt ei olnud nagu midagi välja pigistada, aga siis oot, äkki on mingi teine paragrahv, millega saaksime selle asja ära teha. Ja siis leiti see 262, eks, karistusseadustikus, avaliku korra rikkumine, avalikus kohas käitumise üldnõuete rikkumise eest. Ja nagu öeldud, kumbki lipp ei ole, kummagi lipu avalik kasutamine ei ole õigusvastane. Ja nüüd ongi küsimus selles, ja siin tuleme jõuame tagasi algusesse selle põhiprobleemi juurde, see meelevaldsus. Et ongi, lõpuks on kõik meelevaldne. Kasutatakse täiesti seaduslikke vahendeid, aga lihtsalt ühel puhul niimoodi ideoloogilistest ja poliitilistest eelistustest ja sümpaatiatest lähtuvalt öeldakse, siin me probleemi ei näe, Vikerkaare lipp näiteks,
ja teise puhul öeldakse, oi, nüüd on ühiskonna taluvuspiirid ületatud, eks ole, et see ei sobitu linnaruumi ja see häirib teisi inimesi. Ja viimase asjana ma praegu selle oma sõnavõtu lõpetuseks ütleksin seda, et kuule, mind häirib see barreljeef seal. Väga paljusid inimesi häirib asjaolu, et Eesti Vabariigi pealinna põhimõtteliselt peatänaval, Viru tänava jätkuks ja põhimõtteliselt nagu on, eks, on jätkuvalt üleval suur mälestusmärk dokumenteeritult küüditamises osalenud stalinistile. Mind raskelt häirib selline asi. Ja see põhjus, miks Jaak Valge ja Andres Aule selle protestiaktsiooni üldse korraldasid, on see, et neid ka sügavalt häirib see barreljeef, mis ei sobitu meie peatänava linnaruumi. See on selles mõttes naljakas, et täpselt need samad argumendid, mille pärast see pikett üldse korraldati, või see meeleavaldus, või see performance, nimetage, kuidas soovitage, kuidas on kõigi elemendid sees. Täpselt sellel põhjusel, miks see korraldati, nüüd väänatakse neile karistus väärteo eest, kuna nad protesteerisid selle vastu, et see asi ei sobi sinna ja see häirib inimesi. Ja mida see Smuuli barreljeef teeb, kui ta häirib? Tähendab, ta viitab konkreetsele inimsuse vastasele kuriteole, mida Nõukogude võim Eesti inimeste peal toime pani. Koos meie kollaborantidega. Koos kollaborantidega, koos Smuuliga. Smuul ise tegi seda nii. See ei ole mingisugune nagu hüpoteetiline, mingi vald või abstraktne vald. See on konkreetne inimsuse vastane kuritegu. Inimesed küüditati, inimesi tapeti karistussalklaste poolt. Smuul oli osaline selles. Ma olen nüüd hiljuti lugenud Smuuli mõningaid lõike Smuuli poeemist Stalinile ja tema kirjast või siis poeemist Maria Underile. Ja ma pean tunnistama, et ma ei ole, tähendab, see nüüd avab täitsa teise nagu teema ja ma ei taha sinna minna. See avab nagu terve teemade ringi. Aga ma pean tunnistama, et ausalt öeldes, kui ma lugesin neid tekste, siis tahaks nagu hakata põhimõtteliselt mul on nagu Fookuses saates kiusatus hakata lihtsalt vanduma. Sellepärast, et need on niivõrd nagu truualamlikud, stalinistlikud tekstid. Smuul sai 51. aastal Stalini preemia, 49. aastal kirjutatud poeemi eest. Samal ajal, kui meie oma enda inimesed, kaasa arvatud minu oma vanaema näiteks, võib-olla sinu sugulased, keegi minu 2 vanaema venda tapeti Nõukogude võimu poolt oma enda koduhoovi ära. Ja sellised Smuulid tulevad rääkima niimoodi siin ülistuslaulu Stalinile, aga see vorm, see kirjanduslik vorm, me võiksime ükskord selle ette võtta, lugeda, analüüsida. See on niivõrd põhimõtteliselt jälk, et mul ei ole sõnu selle kirjeldamiseks, eks ju. Kuidas mees räägib suurest kodumaast, mees räägib uuest kodumaast põhimõtteliselt. Temal on juba uus rahvus, temal on uus kodumaa, see väike Eesti, pisike eestikene ja nende inimeste saatus ei lähe talle enam korda. Nii. Ja sa loed seda ja mõtled, et see ei ole ju mingisugune tekst, mis oleks lihtsalt kirjutatud nii-öelda nagu kollaborantismi vormis. Ei. Siin tegutseb meile, vaatab vastu nii-öelda veendumustega stalinist. Siin vaatab vastu ikkagi inimene, kes on valmis oma enda venda põhimõtteliselt tapma ja nägema, kuidas oma enda rahvuskaaslasi viiakse Gulagisse surema. Nii. Et selle arvelt ise karjääri teha. Nii, ja miks ma seda nüüd räägin? Ma ütlen, et Jaak Valge ja Andres Aule protesteerivad selle konkreetse kuriteo vastu ja nende konkreetsete mälestuste vastu, selle konkreetse autori vastu, kes tegi neid kuritegusid ja osales nendes kuritegudes. Nii, siin ei ole mingisugune nagu üleüldine moraalne, mingi, kuidas öelda, solvumine. Luba, ma võtan sõna järjest korraks kinni, et aga miks ei ole Kirjanike Liidu vastu algatatud väärteomenetlust? Ma küsin täitsa siiralt. Täpselt. Nüüd selle kirjelduse pinnalt, mida sa rääkisid, hakkas midagi kordama või lisama. See on piisav. Kas selline asi sobitub meie linnaruumi? Mälestusmärk sellistes inimsuse vastastes kuritegudes reaalselt osalenud ja need õigustanud inimesele.
nendes kuritegus isiklikult vahetult osalenud ja neid täielikult õigustanud inimesel. Muuseas ta õigustas ka Tallinna pommitamist kirglikult. Kas see sobib sinna? Te teete Jaak Valgele ja Andres Allele trahvi, kui nüüd ütlete, et see ei sobi meie pealinna linnaruumi ja häirib. Kas see monument sobib ja ei häiri? Ma ei tea, ma mõtlesin just eile, omavahel rääkisime, Jaaguga rääkisime ka, aga mina teen ka nüüd politseile väärteo teate. Mind häirib see monument. Palun algatada Kirjanike Liidu vastu väärteomenetlus. Ja mida siis politsei nüüd teeb? Ei, no nii küll ikka ei saa, et kui nüüd kellelegi ei meeldi ja natukene häirib, et siis kohe väärde. Politsei tsiteerib karistusseadustiku paragrahvi 162 avalikus kohas käitumise üldnõuete rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühingut või arestiga. Ja siis ta tsiteerib paragrahvi 55 avalikus kohas käitumise üldnõuded ja see, mida ma siin saate alguses ette lugesin ja ütleb ilmselt, et kuulge, aga vabandust, meil ei vasta see Smuuli Bareljev mitte ühelegi nendele nõuetele, eks ju. Ja midagi pole teha praegu. Vaata, kus lops, et esiteks Smuul ei käitu kuidagi enam, ta on lihtsalt sinna pandud. Ei, Kirjanike Liit käitub. No Kirjanike Liit käitub. Hoides on jätkuv delikt, eks ole, jätkuvalt hoiatas. No aga samas jällegi niimoodi, ta ei ole löönud, tõuganud, kakelnud, loopinud asju teise isiku looma või asja pihta. Et ei saa ju ikkagi teha niimoodi. Aga Kaulele ja teistele saab küll. Teist isikut sõnaga, žestiga või muul moel solvata, hirmutada või ähvardada. Mind solvab. Mind, Varro Vooglaid, konkreetne inimene, solvab Kirjanike Liidu žest hoida tõendatult küüditamises osalenud ja küüditamist õigustanud isiku bareljeefi mälestusmärki meie pealinna tänaval avalikus kohas. Mind solvab see. Just. Mis te nüüd teete? Ei, kas ta nüüd ikka solvab. Teie ei saa öelda, kas mind solvab või solvab. Ma kinnitan teile, mind väga sügavalt solvab selline asi. Solvab täpselt samamoodi täpselt nagu väärtoimikus nimetatud kolmandad isikud Abrahmanov ja Aleksejev, keda solvas. Aga mind solvab ka see? Ja, mind ka. Mind solvab Smuuli Bareljev. Siin on veel üks väga oluline kontseptuaalne erinevus, miks tegelikult Kirjanike Liidu suhtes peaks pigem saama nendele argumentidele toetades seda väärteomenetlust algatada kui Jaak Valge ja Aule suhtes, sest Kirjanike Liit seda bareljeefi sinna välja pannes ja väljas hoides ei vii läbi meeleavaldust. Sest meeleavalduses peab tolerants olema väga palju suurem, eks ole. Meeleavalduse raames ei tohi riigivõim mingil juhul sekkuda, kui just väga tõsiselt ei riivata teiste inimeste põhiseadusliku õiguse ja nende elu, tervist, vara, eks ole, nii edasi. Siin on väga suur erinevus. See, mis on meeleavalduses lubatud, nendele piirid peavad olema palju laiemad kui see, mis on tavalises olukorras lubatud. Eks. Sest see on poliitiline eneseväljendus. See on sõnavabaduse kõige kaitstum osa. See on see peamine põhjus, miks sõnavabadust üldse riik peab kaitsma, kui me tahame vabast ühiskonnast rääkida. Kui sa kritiseerid avaliku võimu teostamist. Mida see mingis mõttes on ka. Aga jah, see on selles mõttes huvitav. Aga kus me jäime oma jutuga? Me jäime oma jutuga... Miks selline vastu siis algatate väärteomenetlust? Kirjanike Liidu vastu. Ja mida ma veel ütlen muidugi on see, et kui nüüd kogu seda asjaolude pundart vaadata, millised probleemid tekivad, kui nii meelevaldselt sõnastatakse igased käsud ja keelud ja neid rakendatakse nii meelevaldselt, siis peab saama aru ka sellest, mis probleem on selle niinimetatud vaenukõne kriminaliseerimisega, selle ideoloogilise diktatuuri kehtestamise seadusega. Täpselt sama probleem. Kujutad sa nüüd ette, et mingisugused menetlejad, kes täpselt sama meelevaldselt tulevad Aulet ja Valget. Need samad inimesed tulevad vaatavad mingi fookuses saate või loevad meie, ma ei tea, mingeid artikleid ja ütlevad, kuulge, siin on ju oht, kuidas see nüüd oli sõnastatud? Ühiskonnale turvalisusele. On põhjust karta ohtu, vist oli see niimoodi sõnastatud ühiskonna turvalisusele. Tõsist ohtu, just. Aga nende hinnangul on. Ja hakkabki menetlus peale, et siin tegelikult peaksid jälle nagu kõik olema tagajalgadel, vaadates sellist olukorda, mida politsei praegu teeb. Kõik sellepärast, et kui tõepoolest samasuguse meelevaldsusega asju tehakse, siis Eesti ei ole enam ammu õigusriik, aga me kaugeneme siis veelgi, ma ei teagi, kuidas seda defineerida.
Jah, minu arvates oleks igati kohane teha näiteks PPA juures nüüd üks pikett ja võtta see sama lipp, tegid teha niimoodi, näete, nii. Me protesteerime teie meelevaldse käitumise vastu, mis te nüüd tulete teete. Panete meil käed raudu ja hakkate meile siin mingisugust menetlust tegema. Et võt, see on täiesti talumatu selline asi, ausalt. Ja kui selle vastu välja ei astu, siis see läheb ja lähebki. No. See sama vaenukõne kriminaliseerimine, nii nimetatud vaenukõne, ma vihkan seda silti, see ei ole mingi vaenukõnega tegemist. See on lihtsalt selline ideoloogilise diktatuuri ja sõnavabaduse mahasurumise seaduseks, millel on pandud selline silt, mis kõlaks paremini, et siis on inimestel lihtsam seda maha müüa. Et see on ju täpselt sama projekt, ainuke asi on see, et see on mitu head sammu edasi. Selle alusel saab ikka inimesed ikka kinni panna ära. Kui Jaak Valge ja Andres Aule mõisteti süüdi väärteos, siis praegu on ka ju paragrahv 151 ehk ühiskondlik vaenu õhutamine määratletud väärteona ja ainult selles kvalifitseeritud koosseisus kuriteona, eks ole. Kui see on mitmendat korda või seal on mingi, kui põhjustati tõsine. Mul on see kuskil olemas, kas ma ei hakka praegu lugema. No, see on tähtis. Aga seal tahetakse nüüd teha seda, et keegi kannatada saanud pole, mingit reaalset kahju pole kellelegi põhjustatud. Lihtsalt menetlejad, meelevaldselt ütlevad, meie hinnangul on tekkinud tõsine oht ühiskonna turvalisusele ja lähed kinni ära kuni aastaks. Nagu teist korda, siis kuni 3 aastaks. No. Ja ma ütlen, anna nüüd selline malakas sama seltskonna kätte, kes näitab üles sellist intellektuaalset tõmpust ja samal ajal moraalset sellist pidetust. Ja samal ajal diktatuurilisi tendentse ja valmis olekut täitma põhimõtteliselt ka ülemuste käsku, kui mingi selline käsk tuleb. Et ma olen täiesti nõus sellega muuses, et pigem ma näen siin täpselt samamoodi mingit politsei hierarhia nii-öelda ülemuste käsk, mida siis siin, mul ei ole tema nimi meeles, mida siis selle Kristel Proosi Veiko toob oma kolumnis või oma avalduses seal meie kirikus selle ära. Kristel Proos on siis see, kes seda Jaaku ja Aulet seal menetleb. Nii et selliste inimeste kätte tõepoolest anna vihakõneseadus, siis me saame näha, et mis hakkab toimuma. Aga kui me vaatame nagu politsei käitumist, ega siis siin ju tegelikult ei üllata ju midagi. Kõige kurvem kogu selle asja juures on see, et konservatiividena me oleme ju harjunud nägema seda, et politsei käitumine on aastaid juba olnud kaldu. Politsei on aastaid täitnud poliitilist tellimust ja muutunud poliitiliseks repressiivorganiks. Et me mäletame ju väga hästi seda, et kuidas prokuratuur ja politsei menetles näiteks Mary Krossi juhtumit. Mary Kross andis vale tunnistuse vahetult enne valimisi. Nii. Ja mida tegi politsei, mida tegi prokuratuur, jättis menetlemata selle. Kristel Jaanhold, ringkonnaprokurör, ütles, et avalik huvi puudub ja ei ole mitte midagi. Vale tunnistus on kriminaalkorras karistatav kuritegu. Ülle Jaanhold, vabandust. Nii, Indrek Tarand sekkus EKRE meeleavaldusele. Jällegi, kriminaalkorras karistatav kuritegu, kas väärteo või siis ka raskemas vormis vist kriminaalses joobes istus. See on kuritegu. Ja, et tuleb EKRE meeleavaldusele ja segab meeleavaldust. Ma mõtlen seda, mitte otseselt. Autorolli minev. See on hea kriminaaljoobe, siis on kriminaalkuritegu. Nii, see on ka teine asi. Nii. Politsei keeldub menetlust avaldamast, aga tegelikult tasub ikka jälle meenutada ka seda, kui valelikult on käitunud kogu koroonadiktatuuri ajal politsei, et me mäletame seda, kuidas Põhjaprefektuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põder tõi välja kuskilt tagataskust mingisuguse täiesti anonüümse kirja ja viitas sellele viidates, et nüüd need inimesed, kes koroonadiktatuuri vastu protesteerivad, hakkavad minema Madis Millingu matuseid häirima. Kujutad seda ette, teise inimese rahu häirima. Portreteerides siis neid inimesi, kes meil oli just see suur meeleavalduste laine valitsuse koroonapoliitika vastu. Ja äkitselt tuleb siis Põhjaprefektuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põder välja sellise valega
otsene vale ja veel kord vale. Ma ei oleks sugugi üllatunud, kui see kiri oli ka fabritseeritud veel politsei poolt või tema mingite agentide poolt. Sotsiaalmeedia mingi jama, anonüümne sotsiaalmeedia postitus, millele siis Valdo Põder paneb suure kella külge kogu asja, ütleb, et vaadake, näete, millised need inimesed on. Need, kes protesteerivad oma põhiseaduslike õiguste kaitseks, näete, nad tulevad Madis Millingu mälestust niimoodi rüvetama ja häirima Madis Millingu hauarahu ja matuse rahu enam-vähem. Nii, noh, mida sa veel tahad? Mida sa veel tahad, kui inimesed valetavad niimoodi sulle näkku? Jällegi tundub, et nagu puhas infooperatsioon, poliitiline tellimus, politsei on tõestanud ennast sellise repressiivorganina. No rääkimata muidugi, ma ei tea, Elvis Brauer ja tema kohvik, rääkimata koroonadiktatuurist ja seal kiirreageerijate kasutamisest. Et need on kõik nagu sellised asjad, mis politsei eelnevast käitumisest on tõendanud, et politsei mängib ühte väravasse. Politsei mängib ainult liberaalset poolt, liberaalset leeri ja konservatiivid on need, kelle vastu politsei töötab. Ja see ei ole õigusriigi printsiip. See on diktatuuriliste banaanivabariikide muster, kus politsei töötab lihtsalt valitseva kliki instrumendina. Opositsiooni ja valitseva kliki kriitikute vastu. Ei, minu meelest saab olema huvitav näha, mis tõsest kohtus saab. Selles mõttes, et kohus põrmustab selle politsei otsuse ära, ma olen täiesti veendunud. Oled veendunud, jah? Ma olen veendunud sellest. No, ma ei ole nii veendunud, sellepärast, et ega kohtute kallutatus on täpselt samamoodi. Ei, no ma ütlesin juba enne selle reservatsiooniga, et kui kohus tegutseb vähegi ausameelselt, seda on võimalik üsna selgelt näha, kas hakatakse otsima mingit võimalust või teha. See lastakse lihtsalt mõnusalt põhja. Siin ei ole mitte midagi, aga lihtsalt järgi ilmneb see probleem, et protsess ise on ka ju karistus. Et nüüd käi kohtus, eks ole, kirjuta mingisuguseid kaebusi, millega vaidlustada see PPA otsus. Võib-olla peab teise astmesse minema, ma ei tea. Ma mõtlen kohus kui kohtusüsteem tervikuna. Aga kuidas see võiks riigi kohtus näiteks püsima jääda? Ma mõtlen ausalt, et kõiki puuduseid ja probleeme silmas pidades ma siiski ei suuda seda ette kujutada veel praeguses olukorras. Ma tean ikkagi nagu märkimisväärset osa inimestest, kes on riigikohtus. Neil on ka mingisugune nagu, nad võivad olla liberaalid ja nii edasi, neil on mingisugune nagu professionaalne nagu eneseväärikus, eks ole, et me ei ole nüüd ikkagi päris siuksed musta töö tegijad siin, et me peame ikka mingi elementaarse nagu kuvandi säilitama, osad on õppejõud ülikoolis ja nii edasi. Päris nii ikka ei saa, et lihtsalt matsime ära ja ongi kõik. See on kujuteldamatu lihtsalt. Sest näiteks, kes midagi teab natukene, kes on õppinud õigusteadus, kes on õppinud riigi õigus, kes on õppinud Euroopa inimõiguste konventsiooni kohust, tutvunud selle praktikaga. Üks kõige kuulsamaid kohtuasju üldse Euroopa inimeste kohta praktikast on Handyside versus UK. See on iseenesest vastikutel asjaoludel sündinud kaasus, aga see puudub praegusel hetkel asjasse. Ja seal siis, ma ei hakka asjaoludes minema, võiks minna, aga see ei puutu praegu asjast nagu peale. Et seal siis kohus ütles, ma praegu võtsin lahti siin ka põhiseaduse kommenteeritud väljaande, võtsin paragrahv 45, mis räägib väljendusvabadusest, ma olen kindel, et siin on ka sellele viidatud, sellele kaasusele, muidugi ongi. Ja seal Euroopa inimeste kohus selgelt sõnastas, väljendusvabaduse kaitse ei, tsiteerin, laiene üksnes informatsioonile ja ideedele, mida võetakse vastu heasoovlikult või käsitletakse kui mitteründavat, vaid ka sellisele eneseväljendusele, mis ründab, šokeerib ja häirib. Häirib. Nii. Ja nüüd pane veel juurde see, et see ei ole lihtsalt mingisugune eneseväljendus siin antud hetkel, vaid see on meeleavalduse raames teostatud eneseväljenduseks. Poliitilise meeleavalduse või kunstilise performance'i raames teostatud eneseväljendus. Selge sõnastel, väljendusvabadusega peab olema kaitstud ka selline eneseväljendus, mis häirib avalikkust. Ja millest me räägime siis? Kas te PPA-s olete kunagi nagu võtnud lahti põhiseaduse kommenteeritud väljaande või selle, mida Euroopa inimesed kohus on öelnud väljendusvabaduse kohta? Mida te teete? See on puhas. Siin pole mitte mingit varianti, ma ütlen, sest riigikohtus nad teavad neid asju väga selgelt ja väga hästi. Siin on täiesti kindel, et see ei saa püsima jääda. Ma ei näe mitte mingit varianti, ma kordan 5. korda. Aga siis ongi see, et kui PPA teeb teadlikult selliseid otsuseid, millega riivatakse teiste inimeste põhiõigusi, eks see on, kui teise inimesed mõistad aluselt süüdi väärteos, eks see kahjustab tema head nime ja mainet ja röövitud aega, energiat ja tähelepanu, kõik midagi. Siis mida sest arvate? Tegelikult päriselt õigusriigis peaks praegu kutsuma inimest välja ja ütlema, et kuulge, kui te hakkate riigivõimu kuritarvitama,
siis meil on väga tõsine probleem. See on see koht, kus politsei peadirektor, PPA peadirektor peaks andma aru, mis toimub teil seal majas? Pead peaksid lendama praegu. Kas keskastmejuhid või need konkreetsed menetlejad, kes seda asja on teinud, pead peaksid lendama. See sama konkreetne menetleja, mis ta nimi siis nüüd oli, Kristel Proos, kas tema pea peaks lendama? Olgu siis selle nii-öelda olgu siis teistele hoiatuseks. Ja kui ta ütleb, et talle anti vastav korraldus, siis midagi pole teha. Siis lendavad järgmised pead. Ja siis lendavad järgmised pead, aga ka need, kes ebaseaduslikke korraldusi täidavad politsei raames, ka nende pead peavad hoiatuseks teistele ametnikele lendama. See on tegelikult väga vale nagu lähenemine üldse, et ei tema on selline väike pisikene nagu mutrikene, et ärme teda puutu. Inimlikult on see täitsa arusaadav. Nii, aga kui sa oled riigivõimu teostaja teiste inimeste üle, vabaduste üle, rikkudes põhiseaduslikke vabadusi, põhiseadusega garanteeritud vabadusi inimestele ja täidad teiste käsku seda tehes, siis sind ei vabanda tegelikult mitte miski välja. Sa pead ise vastutust kandma täpselt samamoodi ja loomulikult peavad kandma vastutust sinu ülemused, aga hoiatuseks teistele võimalikele mutrikestele, et te peate 10 korda ennem nagu läbi mõtlema selle asja, kas te olete valmis ebaseaduslike protsessi algatama inimeste vastu või mitte. Niimoodi ei saa olla, et politsei toimib lihtsalt nagu ülevalt alla repressiivorganina. See on selge, muidugi. Ma ei mutreerida, aga kui kellelegi antakse korraldus minna ja pane need inimesed nagu alusetult vangi, siis ametnikes öelda, et ma ei oleks ise pannudki, aga mul lähti korraldus ja ma pidin minema tegema. Ei, sa rikkusid õigust ja sa oled süüdi. Need inimesed, kes andsid ebaseadusliku korralduse, vastutavad iseseisvalt oma väärkäitumise eest. Aga üks ei kuidagi vabasta teist vastutusest. Aga mina ei tea, mida siin rohkem veel lisada. Kogu see asi on selline käkk, et hoia peast kinni. Ma tahaks nagu näha ikkagi seda, et Eesti Vabariigi politseis hakkab keegi midagi ka nüüd vastutama. Kõikide nende tohutute sigaduste eest, mida siin on nagu tehtud, et lugesin ette need asjad, ja ka selliste jamade eest, et loomulikult see nüüd iga saade lõpeb sellega, et kas me näeme, et keegi vastutab ja siis tuleb see suur vastus küsimusele niimoodi, loomulikult ei vastuta. Et see on saanud endeemiliseks ja pandeemiliseks probleemiks Eestis, et mitte keegi ei vastuta mitte ühegi sigaduse eest ja just nimelt seda sellist vastutamatuse oreooli ja loori saabki kasutada iga ka väike ametnik ja tulla sinu juurde ja sind süüdi mõista selle vastutamatuse loori taga, kui ta on õigel pool. Ükskõik, kui palju ta rikub seadust, ükskõik, kui meelevaldsetele, absurdsetele argumentidele ta toetub, ükskõik, kui vähe on tõendatud, et sa üldse seadust oled rikkunud, on tema õigel pool, poliitiliselt, maailmavaateliselt õigel pool ja võib hakata siin menetlema. Et see on lihtsalt täiesti uskumatu olukord Eesti Vabariigis ja esimene asi on see, et õigusriigi põhimõtted rakendades need inimesed pannakse vastutama, kes selliste sigadustega on siin antud juhul Jaagu ja Andrese puhul välja tulnud. Mu isa on seda rääkinud nagu rikkes grammofon mitukümmend aastat, et kui riigis ei ole kehtestatud isikliku vastutuse printsiipi, siis puudub vajadus rakendada ka kompetentsuse printsiipi. Sest kui sa niikuinii mitte ühegi sigaduse ega lolluse eest kunagi vastutama ei pea, miks sa siis peaksid üldse kartma võtta vastu ametikohta, milleks sa ei ole kompetentne? Miks sa peaksid kartma üldse rikkuda teiste inimeste põhiseaduslikke õigusi ja vabadusi? Elementaarne. Mis ikka juhtub? Ja mõtlen, hea näide ikka, mis mul kogu aeg nagu meelde tuleb sellistest asjadest rääkides siin viimasest ajast on see, millest suvel kirjutati. Eestis kanti selle aasta esimeses pooles maha või on maha kandmisel 728 000 COVID-19 doosi. Kogu see rahaline väärtus on 15,4 miljonit eurot. Selle aasta esimese poolega. Lihtsalt kallati Rentslisse 15,5 miljoni eest neid nii nimetatud COVID-vaktsiine, mida on tellitud jabur kogus, algusest peale teada olevalt idiootselt suur kogus. Et raha kantida, maksumaksjate raha kantida nendele korporatsioonidele, kes need siis nagu pakkusid. Ja neid tuleb veel. 728 000 kallati sellel aasta esimeses pooles Rentslisse, sellest maksti 15,5 miljonit eurot maksumaksjate raha, aga uued partiid on juba teel, tuleb juurde.
tuleb veel juurde, terve järgmine aasta tuleb juurde ja muudkui ka Kalle Rentslisse. Ja mitte keegi ei vastuta, mitte millegi eest. Nagu. Ja meil ei ole raha, et Metsküla kooli. Ei, palju tehakse ei ole, aga Metsküla kooli ei ole vaja üleval pidada ja siis ei ole raha, et õpetajate palkudest ja meil ei ole raha, noh. Sest ei ole raha. No ei ole raha. Ei pole tea. Aga see on lihtsalt hea näide sellest, et keegi ei vastuta mitte millegi eest, siis võibki rahulikult sigatseda. Estonian Air või see Nordica, siin on minu meelest mingi mitusada miljonit ära uputatud sellesse asjasse. Ei tea, läks kuidagi niimoodi halvasti jälle. Kas keegi millegi eest vastutab oma isikliku varaga? Millegi eest? Mehed, mida teinud olete? Mitusada miljonit olete huugama pannud maksumaksjate raha? No iga saate lõpuks võiks panna põhimõtteliselt omaegse Kreisi raadio sketši Gert Ämmapetsi mängima ja lihtsalt vaadata, kuidas mees tuleb ja ütleb, et no ei ole raha, 800 miljonit läks, niimoodi ei ole, no kuhu see pani, no ei ole raha, ei tea. Ärge lööge, just, et oli, aga ei ole enam. Et põhimõtteliselt selle nagu refrääniga, selle Ceterum Censega võiks nagu vaatet nagu üle fookuse saata, kui me just ei räägi filosoofiast ja mingitest muudest asjadest, selle võiks nagu lihtsalt panna mängima. Homme on muuseas Riigikogus esimesel lugemisel nüüd siis see kurikuulus ideoloogilise diktatuuri kehtestamise seadus tuntud ka hellitavalt kui vaenukõne kriminaliseerimise seadus. Nii et tasub silmad kõrvad lahti hoida, et seal ilmselt saab üht-teist huvitavat kuulda. Ja. Siis tuleb valitsuse esindajana, ma ei tea, kes valitsuse esindajana, justiitsminister Kalle Laanet siis tuleb õigustama ja põhjendama, et miks meil seda seadust tingimata vaja on. No tegelikult kõik teavad. Euroopa Liit nõuab, olgu olla. Ja meie omad löövad kulpi, teevad. Mis on muidugi erilist jälg ka nagu. Et oma kodanike sõna ja väljendusvabadust piirata. Ja mingi väline võõrvõim nõuab, et sa hakkad oma enda inimesi nagu represseerima selle pärast. Ega see meidi kokkuvõttes ei üllata. Ei üllata. Covidiga oli täpselt sama asi. Nii ongi. Nõuti, tehti. Ja see on olnud pikalt ja laialt see muster, see sama muster. Nõutakse, tehtakse, ehk siis Eesti valitsussektor, Eesti nomenklatuur tõendab ennast lihtsalt olevat võõrvõimu käpik Eestis. Kui meil midagi muud lisada sellele ei ole, siis pakime saate kokku, sest sinul on jälle riigivalitsemise kohustused. Tuleb valitseda. Kes see valitseb, kui sina ei valitse? No täpselt. Õige. Selle jutu peale võiks kõik need sigadused minu kraesse kirjutada. Täpselt. Maksutõusud ja asjad ja kõik. See nagu külainimesed ütlevad vahepeal, kui ma käin ka et külas ja räägin inimestega juttu, et miks nad seal Riigikogus maksu tõstavad niimoodi. Räägi mulle, Varro, miks sa seal Riigikogus maksu tõstad niimoodi, et miks sa seal neid vanemate toetusi ja peretoetusi niimoodi ära võtsid rahvalt. Et kohati tundub ka see, et ikkagi inimeste elementaarne demokraatiaks valmis olek on üldse, sinu isa on sellest pikalt ja laialt rääkinud, seda pole. Jah, ei saa riigivõimu teostada, kui sellest igasugust eeldused puuduvad. See on väga tõsine asi. Et inimesed saaksid üldse aru, et mida tähendavad erinevad erakonnad, mida tähendavad erinevad programmid, kes võitleb mille vastu, mille poolt, et Riigikogu ei ole mingi üks elund, kuhu valitakse ma alustasin kaugemalt, kui ma peaks ise vastama sellistele inimestele, mida ma ütleks, et esimene asi, millest te peate nendest asjadest rääkides üldse aru saama, on see, et Riigikogus ei otsustata mitte midagi. Alustame sellest. Ei päriselt ka. Küsimus ei ole sellest, kas siin opositsioonisaadikute arvele saab seda kirjutada või koalitsioonisaadikute arvele. Riigikogus kui sellises ei otsustata mitte midagi. Riigikogus vormistatakse otsuseid ainult, aga kõik otsused, ja see, ma ei tee nalja, ma ütlen, inimesed peavad hakkama seda aru saama. Kõik vähegi olulised otsused on ammu enne langetatud, kui need Riigikokku jõuavad. Ja Riigikogu on lihtsalt tülikas koht, et kus sa pead nüüd vormistamisega nagu mõnikord nagu aega nägema, et nüüd puhas diktatuur oleks selles mõttes lihtsam, et me ei hakka selle jamaga üldse tegelema, nii on, nii teeme, kirjutad alla siin teed oma sellele dekreedile ja avaldage ära ja valmis. Aga nüüd on erinevus, on lihtsalt selles, et kirjutad samamoodi alla, otsustad täpselt samamoodi ära, aga nüüd me peame sealt torust selle veel nagu läbi suruma, et ebameeldiv on, aga teeme ära, mis seal sikka, et on ennegi tehtud ja teeme usaldusega kohe ja aga mitte midagi ei otsustada, see on esimene asi. Mõelge selle peale tõesti, ärge rääkige sellist juttu, et miks nad see Riigikogus. Riigikogus pole midagi. See on karm.
aga selle tõdemusega ilmselt tänaseks lõpetame. Aitäh! Aitäh! Selline oligi Fookuses saade ja oleme järgmine nädal jälle eetris.